Muidugi, kui me teadvustame, et iga lapse käitumise taga on sõnum, siis igapäevaelu toimetuste kõrval ei suuda me paraku alati märgata ega mõista, mida laps meile tegelikult öelda soovib. Ehk isegi siis, kui me teadvustame, et iga ei taha, jonn, karjumine on tegelikult mingi lapse vajaduse väljendus. Ei pruugi me hetke emotsioonide ja tegemiste taustal seda sõnumit lahti kodeerida. Seega tegelikult just nendel samadel hetkedel, kui meie vastus selles olukorras loeb kõige rohkem, see tähendab, määrab ära edasise stsenaariumi, võib olla kõige raskem, sest me kipume reageerima. Seda just eriti nendel hetkedel, kui me oleme ise väsinud, kiirustame või oleme pinges tegemata tööde kuhja tõttu. Siis me ei kuule ega mõista lapse edastatud sõnumi taha ja võimegi öelda midagi, mida me hiljem kahetseme. Märtsis oli meil virtuaalses stuudios Selgus ja rõõm külas vägivallatu suhtlemise treener Anneli Pille, kes aitas meil mõista nii enda kui lapse emotsioone ja nende taga olevaid vajadusi. Üks suurimaid taipamisi sellelt kursuselt minu jaoks oli see, kui märkamatult hiilivad meie suhtlusesse sildistamised ja hinnangud. Isegi siis, kui me teame, et see ei ole toetav ega sobilik suhtlus ei lapse ega täiskasvanuga. Ja kuigi ma olen teinud aastaid tugevat tööd, et mõista nii laste kui ka enda emotsioone, siis nüüd sain ma aru, et olin tegelikult tunded ja vajadused pannud täitsa ühte patta ning see vajab veel sügavamat sissevaadet, et vägivallatu suhtlemise mudel saaks päris minu loomulikuks suhtlusvahendiks. Minu jaoks oli see minikursus samuti vägagi silmi avav ja õpetlik. Enne seda olin üsna kindel, et oskan olukordi hinnangute vabalt kirjeldada. Seda ma olen terapeudi töös palju aastaid ju harjutanud. Aga kui oli vaja kirja panna üks päriselt toimunud olukord, kus ma ise olin samuti üks asjaosaline, siis esimeses versioonis sai tegelikult kirja päris palju emotsioone ja tõlgendusi. Tegelikult sedasama olukorda sai kirjeldada vaid paari lühikese lausega. Ja isegi siis, kui seesama olukord sai minikursuse ajal koolitaja abiga samm-sammult läbi analüüsitud, ei tulnud palve sõnastamine sugugi lihtsalt. Vägivallatu suhtlemise mudelis on palve sõnumi edastamine sellisel viisil, et see loob kontakti ja ühenduse, mitte ei kõla nõudmisena või täiskasvanu pika ja targutava jutuna. Vägivallatu suhtlemine ei tähenda seda, et me lubame lapsele kõike otsustada ja üldse ei sekku. See tähendab, et me õpime nägema käitumise taga olevaid tundeid ja vajadusi. Kui olukord nõuab, siis täiskasvanu sekkub ilma, et laskub lapsega arutellu. Näiteks võtab lapse sülle, et takistada teda autoteele jooksmast. Toob lapse turvalisse paika, aitab lapsel rahuneda ning leiab sobiva hetke, kus siis lapseni tuua vajalik sõnum ja selgitused. Vägivallatus suhtlemises on piirid endiselt olemas, aga sinna juurde tuleb teadlikkus ja empaatia. Ja me ei reageeri ainult käitumisele, vaid püüame mõista, mis on selle käitumise taga. Minikursusel tuletas Anneli Pille nii mitmel korral meile meelde, kui palju mõjutab meie suhtlemist sõnakasutus. Näiteks see, kui sageli me kasutame sõna peab. Ma pean sellises olukorras seda tegema või nii reageerima. Kui me aga selle sõna teadlikult kõrvale jätame, siis hakkame alles nägema ka teisi valikuid ja märkame, et meil tegelikult on oluliselt rohkem võimalusi, kuidas olukorrale vastata. Ja just see teebki vägivallatu suhtlemise eriliselt väärtuslikuks suhtlemismudeliks, sest piir jääb paika, aga viis, kuidas me selleni jõuame, aitab hoida kontakti ja luua koostööd. Vägivallatu suhtlemise mudel ei muuda ainult suhet lastega, vaid ka suhet kolleegidega, partneri ja iseendaga. Kui ma märkan teiste emotsioone ja selle all olevaid vajadusi, siis ma hakkan märkama ka enda omi. Me muutume teadlikumaks sellest, mis meid käivitab, mis on meie jaoks oluline ja miks mõni olukord meid rohkem puudutab kui teine. See loob võimaluse peatuda, valida oma reaktsioon
ja vastata nii, et ei lõhu kontakti, vaid vastupidi, hoiame seda. Ja üks olulisemaid muutusi ongi see, et suhtlemine muutub selgemaks, rahulikumaks ja austavamaks nii teiste kui ka iseenda suhtes. küllap oled ka sina märganud, et mõnes olukorras reageerid automaatselt ja alles hiljem mõtled, et tegelikult oleks saanud teisiti palju parema tulemuse. jaga meiega siinsamas video all kommentaarides, mis olukorrad või hetked on sinu jaoks need, mis sind kõige rohkem käivitavad. Mis oleks, kui me suudame vähendada neid momente, kus me tagantjärgi alles teadvustame, et oleks võinud sellises olukorras hoopis teisiti käituda, vaid õpiks neid märkama juba selles hetkes ja tooma oma suhtlusesse rohkem koostööd ja empaatiat. Vägivallatu suhtlemise minikursusel õppisime näiteks palvet sõnastama nii, et see ei kõlaks nõudmisena, vaid looks hoopis koostööd. See on oskus, mis vajab tegelikult väga palju harjutamist. Ja minikursusel oli väga toetav see, kuidas Anneli aitas ümber sõnastada täiskasvanulikult ja liiga pikalt kõlanud palved lapsele paremini arusaadavamaks. Vägivallatu suhtlemise kursusel saab toetatud ja turvalises keskkonnas läbi harjutada erinevaid stsenaariumeid, kuidas see mudel enda uueks suhtlusviisiks muuta, et suuta siis hinnangute vabalt olukorda vaadelda, märgata osapoolte emotsioone ja selle all olevaid vajadusi ning kuidas olukorra muutmiseks edastada palve. Üksinda teooria järgi on seda palju raskem teha. Üheskoos erinevaid juhtumeid läbi analüüsides saavad ka iseenda harjumuspärased suhtlusmustrid tulla rohkem nähtavale. Anneli Pillel algab uus vägivallatu suhtlemise online baaskoolitus, mis on mõeldud just lasteasutuste töötajatele. Ja see algab juba 13. aprillil ja koosneb 5 2,5-tunnisest kohtumisest veebis. See on tavapärasest 3 korda soodsama hinnaga, et võimalikult paljud lastega töötavad spetsialistid saaksid seda endale valida. Virtuaalse stuudio Selgus ja Rõõm liikmetele kehtib aga veelgi soodsam hind. Ja kui sinu tööandja toetab koolitustel osalemisi, siis see on eriti soodne võimalus. Tasumiseks väljastatakse arve ja koolituse täies mahus läbinud osalejad saavad ka tunnistuse. Sellele koolitusele registreerimislingi leiad selle video alt kirjeldusest ja tutvu kindlasti ka Anneli Pille kodulehega, kus sa leiad palju väärtuslikku materjali, mida oma igapäevatöös kasutada. Kohtumiseni kursusel ja järgmises videos siinsamas meie YouTube'i kanalil.